Kui me esimeses pooles rääkisime filosoofiliselt ja teoreetiliselt, süstemaatiliselt väga olulistest asjadest, mida võib kokku võtta ühe nimega süvaökoloogia, siis teises pooles me läheme väga praktiliseks ja meil on 4 ettekandjat, kes kõik räägivad ühest väga põhilisest asjast, kuidas me saame oma lauale puhta toidu, võimalikult õiglase hinnaga nii meie jaoks kui ka siis tootja jaoks. Ja sest oluline on see, kuhu me anname ära oma ostujõu. Keegi ei saa selles ühiskonnas ju veel, praktiliselt keegi ei saa elada ilma rahata, et paraku see vahend on meil niisugune, nagu ta on, tulevikus kindlasti saab olema üks teistsugune vahetusvahend, on ta siis esialgu regionaalne, ühisraha kõrval on ta krüptoraha, on ta mis iganes. Et selle nimel ka paljud inimesed üle maailma töötavad, et leida kontseptsioone optimaalse ja õiglase väärtuste vahetamise vahendi jaoks. Aga kuna praegu meil see raha niisugusena on, siis me kõik peame seda kuidagi oma tööga välja teenima nii-öelda ja siis on oluline, kuhu me selle raha ära anname. Et kas me anname selle ära supermarketisse, kas me anname selle ära niisugustele institutsioonidele, mis tegelikult teenivad aktsiaseltsi nimega Eesti Vabariik ja mis tegelikult ei olegi, nagu me teame, et tegelikult meil on erakapitalil põhinev aktsiaselts, mida me nimetame Eesti Vabariigiks. Ühesõnaga, me otsime võimalusi, kuidas see, kes päriselt selle puhta toidu või muud tarbimised loob, kuidas tema saaks oma tööd teha niimoodi, et tal on kindlus, et ta saab oma siis kauba ilusti sellele inimesele, kes seda vajab ja kuidas inimene saaks puhast toitu kätte. Ja erinevad lähenemised, kõigepealt ma palun lavale ühishanke praktiku Lembit Künnapase, kes räägib oma ühishanke kogemusest ja mis asi on ühishange, kas see on seaduslik ja kuidas sellega toimetada ning ma lisan siia juurde, et Lembit on ellu kutsunud ühe väga tänuväärse ettevõtmise, kui meil siin esimese poole lõpus oli juttu, et kogukonnad on tulevik, on see uus tulevik, siis Lembit on loomas ühte niisugust kogukonda, mis saab siin linnakeskkonnas väga hästi toimetada. Ja ma ei ole veel kahjuks klubi 7-sse ise jõudnud konverentsi ettevalmistuse tõttu, aga ma kindlasti lähen. Aga lugedes seda nende visiooni, mul tekkis väga ilus paralleel, et kui meie siin konverentsil tuleme kokku kord kuus või pooleteise kuu jooksul selleks, et meie, kes me sarnaselt mõtleme, saaksime üksteisega suhelda, saaksime uusi ideid, saaksime uusi nüansse, saaksime praktilisi lahendusi nendele igapäevaelu küsimustele, siis klubi 7 saab olema niisugune ja juba on niisugune koht, kus mõttekaaslased tulevad kokku igapäevaselt ja jagavad oma elu ja ühishanke korras on iga liigutus, mis nad teevad ka rahalises mõttes tunduvalt soodsam ja õiglasem nendele inimestele, kes siis on otsustanud selle kogukonna luua. Aga nüüd annan sõna Lembitule. Tere uuesti. Et räägin väga lühidalt rõõmsasti sellisest asjast nagu ühishange ja ütlen nii palju ühishanke kohta, et ei ole mitte midagi uut siin tähtede ruumis või tähtede vahel. Et ühishange on mingi väga vana asi. Isiklikud kogemused ühishankega on juba alates 2002. aastast. Esialgu küll primitiivsel tasandil ehk läbi ettevõtluse. Nüüd on juba aeg edasi läinud ja nüüd on juba ühishange juba sisuliselt juba täiesti uus majandussüsteem. See sõna ühishange võib esialgu eksitada, aga olen kindel, et igaüks teist on kindlasti rakendanud oma igapäevases elus väikest ühishanget. Isiklikult 2002 aasta moodustasin 150-300 kauplusega väikekaupluste kogukonna, kes hankisime toitusid kauplusse samade hindadega, mida sel ajal
supermarketite ketid tegid, ühesõnaga tingimused olid samad. Järgmine kogemus oli pikem, oli mobiilside valdkonnas. Mu firmal oli üle 1800 numbri selle ajavahemikul, kes said vähemalt 30-40% mobiilkõnede arvetel soodustusi. Järgmine asi oli natuke aega hiljem alustatud, see oli eraisikute toiduhanke kogukond. Ja meid oli küll vähe, aga iga nädal tuli jahutusbuss 60-70 inimest, võitsid üle 50% arvetelt. Juba nii väikse seltskonnaga võitsime väga palju. Ja nüüd praegu hetkel on käimas mul siis 2 ühishanke süsteemi. 2013 aastal alustasin kohvi maaletoomisega Prantsusmaalt ja praegu on 1300 inimest koondunud ühe tellimissüsteemi alla ja me koos ostame kohvi ja on 40% soodustust kohviarvetelt. Ja järgmine asi, mida juhatas just Saale sisse ja sellest võib-olla põgusalt lõpupoole on siis klubi 7. Aga kuna tegemist on majandusega, siis ma paar sõna tahaksin ruttu mainida ära, et aru saate, mis üldse on. Et selline asi on, et meile räägitakse pikki teooriaid, inimesed käivad ülikoolis, siin on hästi palju teadlasi, kõik teoritiseerivad majanduse üle. Mina isiklikult majandusinimesena olen lõpuks aru saanud väga lihtsa tõe, et ei olegi majandus, on ainult üks asi. On 2 inimese vaheline või 2 siis võib siis praeguses majanduses veel ettevõtte vaheline siis suhe. On tootja, on tarbija. Ja rohkem suhteid ei olegi majanduses. Et majandus ei ole ühesõnaga turundajad, bürokraadid, vahendajad. See ei ole majandus. Majandus on konkreetne. Kes toodab ja kes tarbib. Teenus on ka toode. Nii lihtne ongi. Jätke see meelde, et ei pea üldse kõrgharidus kuskil ülikooli majandusest õppima minema, suuri pikka loenguid kuulama, see ongi majandus. Kui keegi räägib mingist muust asjast, siis on see mingi asi, mingi teooria, mis reaalses elus ei toimi. Ja jätkusuutlikult saab ka majandada ainult 2 poolt sel juhul, kui mõlemad pooled ei ole lihtsalt rahul, vaid tegelikult mõlemad pooled olevad õnnelikud. See on järgmine osa võib-olla räägiks ka turumajandus. See on ka selline majandus, selline kõlks. Turumajandust pole olemas. Täpselt nagu mingid palju muid huvitavaid sõnasid. Ja turumajandus peaks põhinema konkurentsil, aga praeguses maailmaruumis on konkureerivad vaid mõnedele omanikud, kelle kuuluvad suured ettevõtted. Ja meie siin väiksed üritame ka siin vahel väikest ettevõtlust teha ja sudida siin vahel, aga sisuliselt me tunneme ühe asja järgi ära, et kas on konkurents või ei ole. Kui teil tekib kahtlus, et kas ma räägin siin õiget juttu, testige enda peale ära, mõelge hästi järgi. Kui te liigute siin ükskõik kus ringi, mis teenuseid või tooteid te tarbite, kas te tunnete seda, et klienditeenindajad on nii hästi makstud, et nad on hästi õnnelikud ja annavad oma elust kõik, et teid hästi teenindada? See on üks koht, kus on näha, et nagu midagi on kahtlane, mingi asi on kahtlane. Nõukogude aeg või on see praegune aeg, selle koha pealt pole mitte midagi vahepeal muutunud. Ja järgmine koht, kus me tunneme ära, et on vahetusvahendi puudus. Et kas meil on piisavalt vahetusvahendid, et me saame üksteisega oma teenust ja toodet vahetada või on see kellegi teiste käes kuskil, et meie omavahel ei saa. Mina tahan sul maad kaevama tulla, aga teisel mehel pole mul raha maksta või mul pole labide jaoks raha. Ja jääbki tegemata see töö, sellepärast meil pole vahetusvahendit. Kui selline absurd on, siis me ei saa rääkida vabast või üksid turumajandusest. Ja tekibki küsimus, et kuidas siis sellises olukorras hakkama saada, kui meil on monopoolne turg ja et kas tõstame käed üles ja ongi kõik, et kus see turg tegelikult siis asub. Ja turg tegelikult olemegi tegelikult meie ise. Praegu on siin saalis, vaatan, hinnanguliselt 300-400 inimest vähemalt. Ja tegelikult on see tohutu suur turujõud. Et kõik me oleme ise turg, mitte ei ole supermarket meie turg, ei ole mingisugune netikeskkond meie turg. Inimesed tegelikult on ise turg ja kui inimesed otsustavad, et
kus kohast nad siis ühesõnaga inimene ongi see tarbija, kelle peale see mäng käib. Ja minu soovitus on üks, jõuame sama sõnani, alustame ühishankega. Ja hästi lühidalt, tegelikult võib siin punkte palju tuua, lühidalt on selline, et ühishanket saab teha tegelikult ka 2 või 3 inimesega, nagu me oleme kõik elus praktiseerinud, aga juba organiseeritumalt oleks juba mõistlik, kui ühishankes osaleb juba mõned tuhanded. Sellel on tegelikult tohutult majanduslik jõud. Ja järgmine osa on kokkulepped tootjate ja tarbijatega. Ja siis järgmine osa tuleb juba, et me peame kõikide hankijatega omavahel kõik tingimused kokku leppima. Ka selles, et see on ühishange, et me ei tee omavahel ostumüügitehingud. Ja viimane osa on kindlasti see, et hästi lühidalt öeldud organiseerime logistika. See on väike alustamise eelis. Ja ühishankel peavad ka olema ka mingisugused eelised, miks me seda üldse teeme. Ja kõige lühemalt välja tuua, siis panin sõna rohkem siia, on see rohkem, hulgim või, aga põhimõtteliselt see, et mis ühishanke tegelikult, mis point on, miks me üldse sellest räägime, täiesti igal ühel ükskõik olla, kas ühishange on olemas või ei ole. Tegelikult jääb meil palju rohkem raha, rohkem vaba aega tänu sellele, mis on ka rahaga seonduv ja rohkem valikuid. Seal on 3 eelist, kui me selle asemel kuskile raha oleme viima ühe kaupa, kõik oleme harjunud, ise oleme kõvad ärimehed ja ostame kõige odavamalt ja hangime oma asju ühe kaupa. Ma olen täitsa veendunud, et 2000 inimest organiseeritult suudavad palju võimsamalt omale ja kasulikumalt kõiksugu asju hankida, ükskõik mis elus vajalik on. Ja tulen nüüd arvulise näite juurde. Ja tõin meelega sellised hästi lihtsad arvud, hästi primitiivne oleks, et iga inimene meist saalist aru saaks just natuke arvuliselt, et muidu ei saa aru, ma räägin siin mingit juttu, et see tegelikult on see väga oluline. Et võite siit ilusti lugeda, et tegelikult, et näiteks 2000 inimest, see on väga väike arv, koonduvad mingite toodete, esmavaheliste toodete hankimises ja kui nad panevad keskmiselt oma sissetulekutest näiteks, ma ei tea, kui palju keskmine kellelgi on, igaühe on see täiesti erinev, aga toome keskmiselt, et pool oma sissetulekust antakse esmavajaliku hankimiseks ja tehakse seda ühishankena. See võib olla mõne jaoks ulmeline arv või vähem, tähtis pole see arv, et praegu kas seda teeb 2000 tellijat või 4000 tellijat, ma tegin lihtsalt, et miljon oleks, et miljonit on hästi lihtne arvutada. Et 2000 korda 500 on miljon. Ja kui me säästame 30–60%, see on 2000 tellijaga täiesti reaalne, enamus eluvaldkondades saada selline keskmine protsent. Et siis tegelikult see väike seltskond, paar tuhat inimest juba säästab 300 000 kuni 600 000 eurot. Muidugi igaüks mõtleb, mis mina sealt saan, see on nii väike, mingi 150 kuni 300 eurot. Aga lähme selle mõttega edasi. See on ainult selle asjade hankimine üks pool. Teine pool on tegelikult see, et me saame nagu jätkata, keda me selle tegelikult siis toetame, kellelt me neid asju ostame. Ja tegelikult selline soltskond saab valida endal ise tootjad ja kõige parem, kes saaks veel parim tootja ja teenusepakkuja olla, kui me tarbijate kogukond ise, et meie hulgas on nii palju inimesi, kes oskavad mingeid asju tegelikult palju paremini teha, kui meil supermarketites müüakse või kuskilt, kus me hangime neid samad teenused. Meil on Eestis, oskame vähemalt kõike teha, mida tehakse Hiinas või kuskil mujal kindlasti paremini. Ja vaadata just sellest looduslikust aspektist, mis siin eelmises ettekandes oli. Ja need võimalused on olemas. Ja ütleme nii, et kui me juba kasutame seda, et me hangime kõik endilt, siis ei anna me miljonit lihtsalt tundmatutele ära, vaid 900 000 eurot jääb järgi. Eks see arv paneb mõtlema, kui see arv nüüd praegu midagi ei ütle, siis ma ei oska enam midagi kosta. Et minu arvamus on see, et see võiks ka olla hea eesmärk. Ja hea eesmärgi nimel võiks ju selline asi olla, et mina küll mõtlen, et miks me lähme mingi võõra isiku juurde nii-öelda raha teenima
selle asemel, et oma võimeid rakendada või teha, mis meil südamene lähedale ja pakkuda oma kogukonnale midagi, ükskõik millist teenust või toodet ja valida see pool eluks elamiseks. Ja üks huvitav, tõstke käsi, kes usuvad, et eestlased on suutelised või eestlased teevad koostööd hea eesmärgi nimel. Väga rõõmustav. Väga rõõmustav. Aga tõstke käsi, kes ei usu. Väga hea. Tegelikult ütlen seda, et teil kõigil on õigus. Hea eesmärgi nimel saavadki need inimesed koostööd, kes usaldavad, kes usuvad sellesse süsteemi, muidu ei ole see võimalik. Mul isiklikult on just selline kogemus, et olen juba neli ühishanke vormi süsteemi loonud, 5 töötab juba, läks tööle, et see töötab. See ei ole lihtsalt teooria siin, millest me räägime täna. Ja väga tähtis küsimus ja kõikidele skeptikutele veel, et kas ühishange on seaduslik? Seda küsitakse mul väga tihti, kui ma selle 10 aasta jooksul on hirmutatud, ma olen advokaatidega laudude ääres istunud kõikide juriidiliste tegelastega ja kogu aeg tulevad uued inimesed, kes tulevad hirmutama mind. Sind pannakse kinni, sa teed musta, kuidas sa saad, et maksuamet midagi ei teeni raha ja nii edasi. Ütleme nii lühidalt, et igasugune ostmine on seaduslik, ka hulgi ostmine ja eraisikute ühishange on ju tegelikult koos ostmine. Ja see ei ole ostumüügitehingu ega vahendustehing ega võõrandamine. Et kas see mõtteviis on arusaadav, et tegelikult eraisik, kui ta tarbib või midagi ostab, siis ta ei pea aru andma. Ja see ei ole mitte kuidagi, ei saa olla, mingit hirmu ei tohiks kellelgi olla, et see on ebaseaduslik tegevus. Et see on nagu väga tähtis koht, et sellest aru saada, et me võime täiesti julgelt, me ei võitle kellegagi, me ei tee midagi ebaseaduslikku sellise tegevusega. Ja ma ikkagi tänaseni imestan, et seda moodust pole siiamaani väga rakendatud, võib-olla inimesed kardavad või väga paljud tõesti kardavad võib-olla. Aga ma julgustan seda, et seda võiksid väga paljusid isiklikult ette võtta. Ja siis jääb veel üle viimane osa, et mis tagajärjed või mis mõju on sellel ühishankel. Negatiivseid mõjusid ma pole siiamaani tunnetanud. Et kogemuslikult on selline asi, et inimesed, kes osalevad ühishankes tegelikult saavad vabaneda paljudest hirmudest. Üks on ka selline oluline hirm on inimestel tavaliselt, mis kaasneb puudusega. Puudushirm on päris suur, ühiskonnas on see sisse kodeeritud juba mitmed sajandid. Ja selle hirmust vabanemisega kaovad igasugused kahtlased nähtused. Ma ei kirjutan siia julmemaid asju välja, aga näiteks ahnus ja kadedus. Ja saavad ka ühesõnaga asemele tulla inimesele rohkem loomupärased nähtused. Kui inimene ei tunne puuduse hirmu, siis aitab see esile tuua selliseid väärtuseid nagu ausus, julgus ja väärikus. See on nagu väga oluline, minu meelest positiivne osa selles. Ja kokkuvõtteks tahan ikkagi öelda veel seda, et ühishankena, et minu mõte on selline, et rakendame ühishanget ja tänu sellele jääb meil rohkem aega iseendale ja oma lähedastele ja perele. See on nagu kõige suurem väärtus, mis ühishange saab anda. Ja kui palju meil aega veel on? On aega praegu, jah. Et see jäi nagu lisakomplekiks, et ma räägin natukene paari sõnaga ka sellisest asjast, mis me nüüd viimati käivitasime. See on nagu ahjusoe klubi. Ja tegelikult on tegemist siis sellise kogukonnaga, kelle eesmärk on siis, siin täna tuli välja, et sellist kogukonda oli isegi luua, täitsa üllatav, ma ei olnud tea rausin, kuulsin esimest korda ja seina peal olid umbes täpselt samad sõnad, mis meil olid juba kõik olemas. Et on nüüd käivitunud kogukond, kus põhieesmärk on
et me loome tegelikult kogukonda ja majanduslikult sõltumatut kui ka poliitiliselt sõltumatut. Ja selle kogukonna põhiomaduseks oligi just seesama kooskõlas loodusega või kooskõlas universumi või kõigega. Me ei saa nagu kellegiga kakelda ega võidelda. Me oleme lihtsalt üks väike osa sellest. Ja võib-olla natuke paari sõnaga see klubi on väärtuste põhinev ja ta on ka maailmavaate põhinev. Usun, et väga paljud inimesed, kes siia täna tulid, on tegelikult suht vähemalt õige kompassiga või õige, selles mõttes minu arvates õige, kõik on õiged, kes midagi arvavad. Aga selles suunas, et kes selle klubi väärtustega sobivad. Ja klubi põhipoint on see, et seal ei ole keskendunud haigustele ega millegi tervendamistele, vaid me olemegi terved ja õnnelikud. Ja me ise vastutame sellest, see on üks väärtusi. Ja me loome tegelikult nüüd klubi sellisel kujul, et ühishankega loome omale kõigepealt Tallinnas, alustame Tallinnas, sellepärast et siin on meid kõige rohkem esialgu. Rendime kõigepealt omale keskkonna või ruumid, kus me saame igapäevaselt tulla ja mõttekaaslastega koos olla. Vähemalt üle 300 ruudune ruum tuleb, sinna tuleb väga puhta toidu, väga valitud ja laia valikuga söögikoht, mis toimib samamoodi puhtalt ühishankel. Seal jäävad kõik lülid mängust välja, seal ei astu ükski euroametnik meil uksest sisse. See on nagu meie oma kodu. Ja kõik klubi liikmed on ühishanke süsteemis, et see ei ole nii, et avalikult uksed, et söögikoht on lahti, see on ainult klubi liikmetele. Ja seal meil on kõik, seal on nii, et lugemissaalid, meil on koostöö kirjastustega, et meil hakkavad raamatud olema, me teeme ühishanget raamatutele kõigile vaja minema, mis meil kõige olulisem on. Teenime ja meil tuleb suured ruumid treeninguteks, tuleb nii, et füüsilise treeningu pooled tuleb üks suur koht, kus me saame ennast täiendada, arendada kogu vaimne pool, alates energeetikast kuni maja ehitamiseni. Et me just tellime neid oma hulgast, meil on kõik nii palju spetsialiste, tellime oma hulgast selliseid inimesi, kes oskavad meile midagi anda või pakkuda. Ja kõik inimesed, kes seal midagi teevad, on nende tund või aeg on väga väärtustatud. Ja seda saame ainult tänu sellele, et see ruum enam ei koorma oma rendiga neid teenuseid, mis seal toimivad. Ja meid ei koorma keegi ei saa sinna vahele tulla. Mitte keegi ei koorma meid, me teeme ise endile. Ja sellepärast on hinnatasemed väga madalad võrreldes sellega, mis on väljaspool uksi. Ja samas saavad need inimesed, kes midagi panustab või kellegi inimese vajadust ei saa alahinnata, siis me ilmselt eeldame, et alla 50 € tund on inimese mõnitamine. See on meie arvamus. Ja see on reaalne, sellepärast, et mitte keegi ei võta meilt seda vahelt ära. Et võib-olla toome veel paar asja, mis me siit välja jätsime. Et meil ongi sellised, me teeme seal väga palju positiivseid asju, muidugi korraldame kõike kultuurseid üritusi ja kõige põhilisem, mis seal klubis on, et inimesed julgevad olla, loovad ja saavad avatud olla. Ja veel, et võib-olla väiksed asjad, mis me klubis ei tee, et mille poolest üks klubi erineb teistest klubidest või kohtadest, kus me elus käime, et see tuleb täiesti eriline koht selle koha pealt, et seal me ei lasku poliitilistesse reklaamidesse vaidlusse, me ei räägi poliitikast, see on tabu, me ei räägi seal, poliitika on terve elu, aga me ei räägi poliitikutest ja erakonnapoliitikatest, me ei kiru neid, me ei võitle nendega ja me ei tee nendele reklaami. Ja seal klubis näiteks keegi ei tule teisele diagnoosi panema, keegi ei tule sinna klubis näiteks mingit turundust või muud võrkturundust või mingit punutist pähe määrima. Niisugused lihtsad asjad. Ja keegi ei tule ütlema, et milline Jehova on teisest parem, et kõik hakkavad üle. Meil ei ole vahet, mis usku keegi on. Et küsimus on selles, et igaüks võib uskuda, mida tahab, aga religioon ei tule seal klubis keegi teisele pähe suruma. Et need asjad on nagu väiksed tabuteemad, see on väike klubi kiiks. Aga ülejäänud teemad, me oleme nii loovad, meil on seal väga palju rääkida, väga kihvtid, targad inimesed, praegu on väga kihvt kooslus. Et jätan siia ka
enda kontaktid. Väärtused on võib-olla siin seina peal hästi kirjas, et meil on ikkagi julgus, vabadus, väärikus peamised klubi väärtused. Seal ütleb kõik ära, me ei hakanud isegi välja enam kirjutama, et klubis ei tarbita või alkoholi lõhnaga ei saa inimene sisse. Kellele me seal klubis veel eeskujuks oleme, kui oma lastele ja kõigile teistele. Me ei ole Tallinnas leidnud ühtegi praegu isegi söögikohta või kuskil välja minemise kohta, kus oleks nii-öelda hästi halvas keeles öeldud läbuvaba. Et selles mõttes on see klubi natukene erinev. See on klubi väike kodulehe selline fotokesed sai siia peale, võib-olla on nähtavad ka. Aga ma jätan kindlasti kõigile siin olijatele oma kontakti. Ma arvan, kui see mõte või klubi 7 idee kedagi huvitab või puudutas, võite väga julgelt ükskõik mis kanalist kontakti võtta, me saame suhelda. Võib-olla tänaseks lõpetan. Suur aitäh teile!